konkreetsed mõtted ja see kirjanduse lugu oli ka selline, mis ma jäin ühe mõtte külge kinni, mida ma püüan siin natuke kasutada. Mulle tuli see ettekanne, esimene siin täna natukene üllatusena ja kuna see pealkiri oli see, et see oli välishindamine ja õpetajate koostöö, siis mina nägin ainult seda õpetaja koostööd, mõtlesin, et kui palju mina sellest oskan rääkida. Aga alati tuleb leida see tee, kuidas kõik asjad oma peas ühendada ja pakun teile siis sellise variandi, mida ma siis enda jaoks välja mõtlesin, kuidas edasi on ühendatud. Jah, me räägime ainult õpetajate koostööst, aga ma julgen arvata, et õpetaja ei saa kuidagi kangesti hästi koostööd teha teise õpetajaga, mida puudub side ja teadmine, mil määral on tema igapäevane elu koostöölaagis seotud õpilastega ja nende vanematega, juhtkonnaga ja erinevate partneritega koolist väljas. Arvan, et see on vast selleks mõttematerjaliks, millega edasi minna koostöös ja kolleegidega. Ma peatun kahel küsimusel ja pigem miksi juurde, ma arvan, et see elus ongi see miks küsimus. Mitte ainult koolielus, vaid ka väljaspool kooli üks edasi viivaid jõud. Lihtne arusaamine, ma arvan, peaks meil olema just selline, et ükskõik mis koostöös me räägime kooli tasandil, siis esimene ülesanne peaks olema ju see, et kuidas see kõik aitab midagi muuta selles, mis toimub õpilase käitumises või õpilase meeles. Ja ma arvan, et need, mis asjad, mis meil on kenasti ilusti kaunid kirja pannud kooli õppekaasse, nii riikliku, mõtles iga kooli omasse, on need head üldpädevused. Ja ma olen seda meelt, et iga kui mu kolleegid minu osakonnast, järelevalve osakonnast või välisühenduse osakonnast peavad päevast päeva tegelema nende konfliktide lahendamisega, mis on õpetajate valdkond, mis on õpetajate ja õpilaste vahel ja õpetajate ja juhtide vahel, siis see viitab sellele, et need oskused, kuidas koostööliselt käituda ja tulemuslikult käituda, vajavad õpetajate lihtimist. Ei ole võimalik õpetada seda, millest endal on ilmselgelt puudu. Ja ma ei usu seda, et vähe suhtlemisajaks õpetaja suudab kuulda väga suhtlemisajaks õpilast tänases tööturumaailmas, aga ilmselt nende oskusteta, mida me oleme ise ka õppekava tasemel kirja pannud, et need on olulised, nendega hakkama ei saa. Nii et saame õpetada seda, mida meil endal on olemas ja selles suhtes on see koostööoskus igati aktuaalne. Teine punkt on lihtne tõdemus, vaatame parem, mis järgmine. Õpilasestel lähtuda siis esimene võiks nende lahenduse leidmise oli see, et üks pea on üks pea, kaks pead, mitu pead veel parem. Et kui me vaatame maailmasriigi ja neid ettevõtmisi, mida võib-olla ka tulemuslikud haridussüsteemid meie kõrval on teinud, siis see on üks suund, et õpilase
õpilase, ma ei ütle, et probleemid, see probleem on alguses ära see, nagu kohe viitab sellisele kindlale kitsale asjale, aga ma ütlen, et nendega, kuidas lapsele kõige paremal viisil võimaldada seda, et ta saaks enda jaoks omandada kõige parema hariduse. Et see on see koht, mida me saame mitmekesi võib-olla koos mõeldes paremini teha kui üksi olles. Ja kõik need ilusad muud nimetused ka, ma arvan, et neid ükski neist ei ole valet kaasa aidata ka enesearendustes. Millega ma tahtsin nüüd nii-öelda selles ettekandes tähelepanu tõmmata, on 2 järgmist või 3 järgmist slaidi. Tegemist on TALIS-e uuringus ühe aruandest välja võetud ühe tabeliga, mis näitab õpetaja koostööd. Ja erinevate küsimuste kaudu on seda koostööd arendada. Ja ma arvan, et me võime seda tabelit väga erineval moel lugeda. Päris hea funktsionaalse lugemise oskuse ülesanne. Mul on see mõte väga mängima, sellepärast ma tulingi teie seda. Ja küll me näeme seal TALIS-e uuringus osalenud riikide keskmist. Keskmine on üldiselt teada kõik, vähemalt ise geograafia haridusega ega matemaatika ei ole, aga tööle seda kaudu tean ma väga täpselt täna, et keskmine on selline algnäitaja. Aga midagi ikka ta näitab. Nii. Meil on need osalenud riikide keskmine. Meil on Eesti õppekeelega koolide keskmine. Ja meil on vene õppekeelega keskmine. Kui me neid 3 keskmist võrdleme, siis me näeme, et nad ei kattu. Nad ei kattu ei Eesti õppekeelega ega vene õppekeelega koolide vahel. Erisus on ka sellisest üldisest tähendusest, mis võiks nagu sellise ühtlase joonega läbida uuringus osalenud riikidele. Aga ma arvan, et veel põnevam on seda joonist või teada või tabelit vaadata selles mõttes, mida nad tähendavad küsimusega. Ja see annab meile hoopis teise arusaama sellest keelitapustest, ütleme siis nõndamist. Vaatasin nende küsimustele otsa, teie minuga nõustuda, saate vastu valida, aga ma arvan, et suures plaanis nende sinised suurde tähtega tehtud nendes märksõnades olete nagu öelnud. See, mis puudutab koolitöötajaskonda jagab ühiseid vaatseid õpetamisel õppimisele, see on ühine arusaam, ühised väärtused, mida me oluliseks peame. Kool ja kogukond teavad koostööd, see taga on avatus versus isoleeritus. Koolitöötajast arutleb avatud ette tulevate raskuste üle. Ma panen siia õppiva organisatsiooni. Julgus oma vigadest õppida, julgus väljakutseid astuda. Mõtlesin sõnale missioon, vaatasin bussis ettekande üle, mõtlesin, et see tegelikult on meie tunne. Et see on see tunne, et me teeme koos ühist asja ja liigume ühes suunas. Suhted õpilaste ja õpetajate vahel on head. Need saavad olema head siis, kui üksteist usaldatakse. Ja need on nüüd need. Vaata nüüd pilti, kuidas nüüd paistab nende märksõnade taustal Eesti ja vene õppekeele kogu. Aga ma ütlesin, keskmine on alglaste ja see protsendipunkt sinna tänna ei ole kogu. Vaatab neid, ma tõstsin välja need, mille poolest 2 vahekultuuri, erineva kultuuri taustaga kooli, erinevad sellest niinimetatud osanud riikide keskmist, kus on nüüd suuremad käed. Ja nii vaadatuna arvan, et ei olegi väga üllatav. Isegi arvan seda, et see on seotud väga tugevalt kultuuriga.
inimesele on ühelt poolt äärmiselt oluline. Ja me oleme käitunud selle tunde ajal väga kaunilt, mõtlen Balti ketti, mõtlen Hirvepargi üritusi. Aga mina olen ikka üksinda taludes. Veel on ka Valgamaad on vaja olemas. Võib-olla seda isoleeritust ja üksindust on eestlasel kultuuri juurtega meis kõigis siiski olemas. See mõjutab meie tööd. Vene õppega kool eristub nii-öelda sellest keskmisest kahes valdkonnas, mis märksõnadena tasemel on õppiv organisatsioon ja avatus. Ma arvan, et avatus ei olnud üllatus ega ole ka teile kui teine. Aga avatusega probleem meie ühiskonnas, kus nende jaoks on üks riigikeel, kes on eesti keel, ja nende koolis on teine keel, erinev riigikeelest, võib suurendada isoleeritust. Mida ta kindlasti pisendab? Ta pisendab koostööd mitte koolis sees, koolist väljapool. See on tegelikult äärmiselt oluline, sest teisipäeval küll uued PISA-tulemused avalikustuvad ja nendest me ei saa rääkida, aga eelnevate poole saame öelda ju seda, et koolis on kahe erineva õppekeele koolide vahel on käärika tulemused olemas. Ja väga suured. Teine teema on õppiv organisatsioon, mis sisuliselt ju tähendab läbi selle küsimuse, kui me selle küsimuse uuesti lahti võtame. Seda maailma, kas ma julgen vigu teha või mitte? Kas ma julgen endale selliseid eesmärke seada, millele tuleb rõhusta ka siis, kui 80% mõnikord täidab või peab kõik ise astuma plaanima? See on mõttemaailm, mis tegelikkuses paistab läbi kultuuri, kes on ka täna ilmselt vene õppekeelega koolis. Kus on vastused? Enne kui vastusteni minna, mis võiks olla koostöö väärtus? Mis pole selle koostöö mõju meie jaoks? Meie jaoks ma arvan, et see koostöö, ükskõik millise on see kooli sisestada või väliste partneritega, avardab arusaamist, jagab väärtusi, summa summarumis tõstab õpetaja professionaalsust. Teine pool on ühtekuuluvustunne ja mida suurem on su koostööpartnerite arv, seda suurem on see maailm, see meie maailm, kus sa oled. Kas see piirdub su klassiga, kas see piirdub su kooliga, kas see piirdub Eestiga? See kõik tõstab ühesõnaga öelda õpetaja töö vähendamist. Ja millel ilmselt on väga selge seos õpilaste tulemustega. Mis takistab? Pealkirja leidsin Google Eatark, Piibel leidsin tänapäeval ilusa pealkirja leidsin aastast 2012. Õpetajate lehest ühe sõna panin juurde, et siis selle individuaalse egoismi arve, et need on, ja see egoism ei ole selline kitsas mõiste, vaid seda egoismi sõna saab võtta oluliselt laiemalt, kui see on seotud ühe asutuse või ühe inimesega. Ja viimane slaid. Kuidas? Kõik me oleme oma eluetapil seotud sellega, millega ma tööd olen alustanud. Töökarjäär, julgen arvutada. Ja mina usun sellesse, et kõige rohkem saab igaüks ise.
kui on valitud selline kutse, nagu see õpetaja kutse on, siis see sõltub sinust endast. Sinu austamine sõltub sinust endast ja sinu tahtmine ja rõõm oma tööst. Ja ma näen ainult minu meelest vähemalt nendest koolijuhtidest, keda ma tunnen ainult ühte koolijuhti siin. Ma vabandan ette kohe, kui ma on ikka rohkem väga. Et siis on selge sõnum siis nendele teistele koolijuhtidele ka, et arvan, et koolijuhist sõltub väga palju, räägime kooli tasemel koostööst. Koolijuht kui kooli koostöövedaja õpetajate vahel, nende tingimuste loomine tõesti, mis puudutab väljaspool. Nii, sellised mõtted olid siis minul. Ja arvan, et tulisem vestlus tuleb siis siin lauda.